Tere! Teksti vormindamiseks suuremate plokkide kaupa, nagu näiteks terve lõik või terve pealkiri, kasutatakse CSS stiili elementi või stiililehte. Üksikute lauseosade rõhutamiseks ja muudel erijuhtudel võime aga kasutada ka HTML elemente. Mul on siin HTML failis toodud välja pealkiri ja 11 rida teksti. Paremal pool on seesama HTML fail avatud brauseris. Vaatame, millised võimalused on meil seda teksti vormindada HTML elemente kasutades. Esimeseks elemendiks, mis ma tahaksin välja tuua, on strong element, mis tähistab sellist olulist teksti ja ta omab ka olulist tähtsust brauseri jaoks. Ehk siis, kui brauser meie veebilehte loeb, siis ta saab aru, et see osa tekstist on mingis mõttes mingil määral oluline. Esimeses tekstilõigus muudan selle sõna esimene oluliseks. Selle jaoks kasutan märgendit elementi strong. Notepad++ lisas automaatselt ka lõpumärgendi, võtan selle siit ära, Ctrl+X ja panen siia pärast sõna esimene, Ctrl+V. Salvestan, uuendan brauserit ja ma näen, et see sõna esimene on tehtud paksu kirja. Ta on nüüd brauseri jaoks oluline. Väga sarnane selle esimese elemendiga strong on ka element B, mis tähistab sõna bold, inglise keeles paks. Jällegi panen siia enne sõna teine, kirjutan B ja B kinni. Salvestan, uuendan brauserit ja näen, et tegelikult see esimene ja teine rida on nüüd stiililt väga sarnased. Brauseri jaoks aga omab see sõna esimene palju suuremat tähtsust kui see sõna teine. Teine on lihtsalt paksus kirjas sõna. Järgmisena vaatame elementi EM ehk inglise keeles emphasized, mis tähendab siis rõhutatud. Ja nagu ka strong element, siis ka see EM element kuidagi märgistab või märgendab ära brauserile, et tegu on väga olulise tekstilõiguga. Ehk ta rõhutab seda tekstilõiku. Lisan siia kolmas sõna ette EM. Meile lisatakse lõpumärgend, võtan selle siit ära, Ctrl+X ja Ctrl+V. Salvestan, uuendan ja näen, et see sõna kolmas on muudetud automaatselt kaldkirja. Ta on nüüd brauseri jaoks rõhutatud. Sama tulemuse visuaalselt annab hetkel ka märgend element I, mis tähendab inglise keeles italic ja eesti keeles tähendab see kaldkirjas teksti. Nii, lisan siia I-d, 4 ette ja 4 järele, lõpumärgend, salvestan, uuendan, jällegi brauseris paistavad meile need samasugused, aga brauseri enda jaoks see kolmas on rõhutatud tekst, samal ajal kui see 4 on lihtsalt kaldkirjas tekst. Järgmise elemendina vaatame elementi small, mis eesti keeles tähendab siis väike ja siia sõna 5 ette lisan märgendi small, võtan selle lõpumärgendi, nii, võtan lõpumärgendi, Ctrl+X ja Ctrl+V, salvestan, uuendan ja see sõna 5 on muudetud ülejäänud tekstist natukene väiksemaks. Kui me soovime, me saame ka neid elemente kombineerida, näiteks panna nad ka üksteise sisse. Kui ma soovin näiteks, et kogu see 6 tekstilõik oleks paksus kirjas, ma panen siia ette B-märgendi, võtan selle teise B, panen selle siia lõppu. Vaatame kindlasti, et see märgendite järjekord on õige, ehk siis kui see B-täht on väljaspool, algab esimesena, siis ta lõpeb viimasena, nõrk B algab teisena, lõpeb veel viimasena, aga nüüd ma soovin ka näiteks, et sõna 6 oleks ka kaldkirjas. Siis ma lisan siia veel ka teise märgendi, I. Võtan selle I lõpu ja ma võin panna nüüd I siia päris lõppu, või ma võin panna ka näiteks sõna 6 järele. Salvestan, uuendan ja kogu see tekstilõik on nüüd paksus kirjas ja lisaks sõna 6 on ka veel kaldkirjas.
Lisaks on veel märgendeid, mida ma kiiresti siin läbi kasutan, et lihtsalt demonstreerida, kuidas nad välja näevad. 7. tekstilõigus näiteks kasutan elementi mark, mis tähistab teksti markeerimist. Siit läks üleliia teksti markeerimine, markeerin kogu tekstilõigu ära, salvestan, uuendan ja meile lisatakse teksti taha selline kollane joon, nagu me oleks tekstimarkeriga selle ära märgistanud. Siis näiteks element saab ehk siis subscript inglise keeles, niisugune väike all olev kiri, allindeks tekst, salvestan, uuendan ja see tekst on muudetud selliseks väikeseks. Kui me see ette kirjutaks midagi veel, siis me näeme, kuidas ta erineb tegelikult teisest tekstist, et ta on siin teise teksti niimoodi all ääres. Sellega näiteks me saame kirjutada keemilisi valemeid, kui me soovime kirjutada H2O. Järgmine element on sub, mis on siis subscript, mis on jällegi vastupidiselt teksti ülaääres. Sellega saame kirjutada võib-olla näiteks ruutusid ja kuupe. Kui me soovime öelda, et midagi on ruudus, ma lisan võib-olla selle sõna 9, siia midagi ette veel, et oleks jällegi näha, kuidas see tekst asub võrreldes eelneva tekstiga, salvestan, uuendan ja see 9 asub siin ülaääres. Näiteks kui me tahaksime kirjutada 4 ruudus, või 5 ruudus, ja ma panen see ette 5 ja SUP vahele panen 2, salvestan ja ma näen, et nüüd on 5 ruudus. Eelviimase elemendina vaatame elementi ins, mis tähendab siis inserted, ehk siis see tekst on siia nii-öelda lisatud. Ehk ta peaks kasutajale jätma nii-öelda mulje, et see tekst on kuidagi uus või ta on mingi lisatud tekst. Salvestan, uuendan ja seda teksti markeerib meile niimoodi alla joonimine. Ja viimase elemendina vaatame kustutatud teksti, mis tegelikult kasutajale küll veel kuvatakse, aga ta peaks jällegi jätma kasutajale andma infot, et see tekst on kuidagi eemaldatud. Salvestame, uuendame ja me näeme, et see tekst on maha tõmmatud. Selliseid elemente me saame kasutada siis HTML keeles selliste väikeste tekstiosade rõhutamiseks, markeerimiseks või kuidagi nende väikeste tekstiosade vormistuse muutmiseks.